Nublul on küllalt pikk eluiga. Alguse sai tema loomine sellest, et ühel lastekirjanduse konverentsil oli juttu sellest, et niisugune vajalik teema nagu tuleohutus ja kuidas lapsed peaksid hoiduma tikkudega mängimisest ja üldse olema tulega ettevaatlikud. Et sellel teemal on olemas üks ainus lasteraamat ja see on väga puine. Seal on ainult keelud ja käsud. Siis tuli mulle mõte pärast seda konverentsi, et sellest tuleohutuse teemast saaks ju kirjutada ka nii, et ei ole keelde ja käske nii palju, et neid peaaegu üldse ei ole, vaid et oleks üks tegelane, kelle toimimise ja käitumise järgi saaksid lapsed nagu aru saada, mis on õige ja mis on vale. Ja siis üsna juhuslikult ma kuulsin, et Tallinnas ühes väikeses tuletõrjedepoos käib aeg-ajalt külas väike koer. Vaat see fakt andis mulle mõtte, et ma võiksin välja mõelda niisuguse koera, kes oleks tõeline tuletõrjekoer, kes aitaks tuletõrjujatel avastada näiteks suitsulekkeid või midagi hädaohtlikku, millest võib edaspidi tekkida tulekahju. Mul on väga hea meel, et Nublu saab veel ühe uue tegevusala, ühe uue võimaluse abiks olla ja häiret tõsta. Hea G4SI klient, sa hoiad oma käes pisikest abimeest, näete, praegu on see minu käes, kes on sama nutikas ja väle kui tuletõrjekoer Nublu, kelle seiklustest jutustab see raamat.